Eesti Omanike Keskliit on loodud 1994. aastal ja tegemist on Eesti ühe kõige suurema vabaühendusega, kuhu kuulub 63 000 omanikku, kes omavad erinevat kinnisvara. Ja vabaühendus juba oma loomult on ju samamoodi liikmete ühistegevus. Et Eesti Omanike Keskliit leiab vabaühendusena, et me peaksime panema õla alla ka laiemalt ühistegevuse arendamisele Eestis. Et see on kindlasti üks meie missioon. Teine missioon on kindlasti selles, et kuna me esindame omanike huve, siis omanikel on ka reaalne vajadus kindlustustoodete järgi. Et mu kodu võiks olla ju kindlustatud või ka muu vara ja miks mitte siis ka kindlustussektoris, kus omanikel on selge huvi neid tooteid tarbida ja osta, ühistegelist kindlustust edendada. Meie liikmetele ühistegeline kindlustus annabki võimaluse siis ühest küljest investeerida, kindlustusühistusse saada siis ka perspektiivis omaniku tulu. Praegu, kui me kindlustustooteid ostame turult, siis me maksame kindlustusseltsidele ja see kasum klientide vahel kuidagi ei jagune. Et kui on kindlustussündmus, siis loodame, et kindlustusselts kahju korvab, aga see kasum, mis kindlustusseltsid teenivad, seda klientidega ei jagata. Kindlustusühistu puhul me näeme just kombinatsiooni sellest, et omanikel, kes liituvad kindlustusühistuga, nad saavad sealt tooteid, võib-olla ka soodsama hinnaga ja kui ettevõtmine on edukas, mida me loodame, siis võimalus ka teenida lisaks tulevikus tulu. Et ühistegevus vajab Eestis edendamist. Omanikel on siin selles mõttes väga pikad traditsioonid ja täna võib-olla see ühistegevus elab edasi meil kõige rohkem tarvitajate ühistute näol, mida me täna tunneme ka Coopina, kus tegelikult samamoodi on meil võimalus ühistu liikmetena saada osa siis ka teatud tulust või ka otsustada, kuidas see majandusvaldkond peab arenema. Et olles siis kindlustusühistu liikmed, siis samamoodi. Ma arvan, et omanikud ja liikmed saavad ka otsustada ja teha strateegilisi valikuid kindlustusühistu tuleviku ja arengu osas ja millised tooted, millise hinnaga on siis need, mida omanikud vajavad. Et täna on ka olukord, kus kindlustusturul omanike jaoks kõiki tooteid, mida oodatakse, ei pakutagi, et see omanikele suunatud kindlustustoodete palett võiks olla laiem. Olles ise kindlustusühistu liikmed, me saame siis ka kindlustusühistu strateegilisi valikuid kujundada. Mida ma pean kindlustusühistu puhul oluliseks, on see, et tegemist on ka väga demokraatliku ettevõtlusvormiga, sõltumata sinu rahakoti paksusest, on igal kindlustusühistu liikmel üks hääl. See on demokraatlik ettevõtlusvorm minu hinnangul. Ühistuline kindlustustegevus annab riigile just seda, et me kodanikud ongi aktiivsed ja ettevõtlikud, et see on nagu selline laiem ja suurem kasu, et ollakse valmis ise panustama, tuntakse ennast oma maal nii-öelda peremeestena ja riigi seisukohalt kindlasti jõukas elanik, jõukas omanik on ühe riigi alustala ja kui see kasum, mida sellest tegevusest võib ka tulevikus tekkida, ma arvan, et ühistulise kindlustusseltsi puhul see kasum ei peaks nüüd olema kasumi maksimeerimine ei peaks olema esiplaanil, et esiplaanil oleks ikkagi liikmete rahulolu. Kui see kasum tekib, siis see kasum jääb ka riiki ja meie inimesed saavad jõukamaks ja seetõttu kasvab ka riigi maksutulu. Et ma arvan, et
see ongi Eesti riigi nii-öelda uus narratiiv, et meil oleks hea elada ja kõigil oleks hea elada, sõltumata sellest, kas sa oled millises Eestimaa nurgas, et selle ühise heaolu nimel me tegutseme. Ma soovitan liituda kindlustusühistuga kõigil omanikel ja ka teistel, kes kindlustustooteid tarbivad, kuna see on võimalus reaalselt kaasa lüüa ühistegevuse edendamisel Eestis ja mõjutada ka neid otsuseid, kus suunas see kindlustusturg peaks arenema, lisaks siis saada neid tooteid, mida omanikud vajavad, et see oleks igaühe selline laiem huvi või ka konkreetne huvi, miks kindlustusühistuga liituda. Tegemist on demokraatliku ettevõtlusvormiga. Tule löö kaasa, pane sisse kas või 100 eurot, sul on üldkoosolekul üks hääl, sa saad neid otsuseid mõjutada, sa saad tulevikus soodsamalt kindlustustooteid, ära pelga tulemast, et igasugune panus on oluline ja eesmärk on, et meid oleks palju. Ühistegevuse puhul ongi oluline, et sõltumata panuste suurusest inimesed tulevad selle ideega kaasa ja aitavad sellel ettevõtlusvormil taas Eestis jalule tõusta. Et edu kõigile ja olete oodatud!